Tiina Janssoni taksilugu algas 30 aastat tagasi, kui tal oli Dobermann. Ega tema praegune taks ju Dobermannist palju erine. Põhimõtteliselt sarnane ju, ainult et 4 korda väiksem ja ilma jalgadeta, eks ju. Et koeraga on ikka palju tegemist, oli Tiinal vahepeal kassid, kuni ühe unenäoni, kus tema Dobermann oli end peitnud suurde ahju. Ma tegin selle ukse lahti ja ta vaatas mulle otsa ja ma küsin, mis sa teed siin, et kus sa oled olnud kogu selle aja. See oli märk, et Dobermann tahab tagasi tulla. Aga miks ta tahtis väiksemana tulla tagasi, sest tema tahtis ikkagi saada minu juurde voodisse. Dobermannina tal seda ei olnud võimalik, aga taksikoerana teda sealt välja ei saa. Ühesõnaga, kui peab koer sinu juurde tulema, siis ta tuleb. Dobermanni nimi oli Donna ja taks kannab sama nime ning ka Dobermanni hing on tal sees. Suurte koerte peale ta näitabki seda välja, et ärge te mulle jumala eest lähedale tulge. Ta ei augu kodus olles üldse ja tegelikult väljas olles ka üldse ei augu, aga kui tuleb mõni suur koer, siis neid ta ilmselt kardab ja eks ta siis augub nende peale. Ja seda ka kohe demonstreeris. Ta sai juba aru, et ta ei tule sinu juurde. Vaata siia, ja, kõik on nüüd hästi. Taksikoera eripära on see, et tema tahab olla kogu aeg kuskil pimedas ja teki all. Taks Donna on praegu 6-aastane, aga tema esimesel ööl uues kodus oli Tiina ehmatus suur, kui keset ööd äkki koera voodist ei leidnud. Äkki tunnen, et mu teki ja tekikoti vahel on koera kutsikas. Siis ma hüppasin püsti, laputasin seda, ta üldse ei reageerinud, kuni siis lõpuks kutkus sealt potsti maha või mitte maha, vaid voodi peale. Siis tegi silma lahti, et miks sa mind segad? Ja sellest ajast peale on nii, et kui me oleme kodus, näiteks diivani peal, mina vaatan televiisorit, siis temal on oma pleed ja ta lihtsalt peab kogu aeg selle all olema ja voodis samamoodi. See on vast urukoera sündroom. Dobermanni väikese variandiga on hea ka see, et taksi saab igale poole kaasa võtta. Nii käib ta Tiinaga ka tööl. Praegu toimuvadki Kanutiaia huvikoolis Tiina poja Egert Sören Nõmme pealavastaja käe all tihedad proovid suureks Sixtina modellikooli 35. juubelishowks, mis toimub 25. mail Vene Kultuurikeskuses. Lisaks toimuvad samal ajal ka Eesti Iluduskuninganna 2025 ja Missis Estonia 2025 finaalid. Ja kõik see märgib ka Tiina 65. juubelisünnipäeva, mis on 23. mail. Ma ka naeran, et modellitundides, et ega ta ju väga nagu modellimõõtu välja ei anna niimoodi oma lühikeste jalgade ja ühtlaselt vorsti kehaga, eks. Aga kui vaadata, kuidas taks kõndib, see on nii ilus. See tagumik käib ühele poole, teisele poole. Ma ikka vahel meie tantsijatele ütlen, et võtke nüüd eeskuju Donnast, kuidas puusad peavad liikuma. Aga Tiinal on üks oluline mure südamel. Need vastutustundetud koeraomanikud, kes lasevad oma suurtel koertel rihmata ringi joosta. Isegi olen korduvalt näinud, kui selline pitbull jookseb täiesti vabalt ja peremees sõidab rattaga lihtsalt kõrval ja kui keegi talle midagi ütleb, siis lihtsalt irvitab näkku. Mul oli alles lõppes just menetlus Mupos, kus Donnale tungis meie oma kodukvartalis Lilla asumis suur linnukoer selja tagant kallale. Õnneks oli ikkagi talv ja tal oli jope seljas, aga isegi läbi jope oli näha, kuidas selja peal on hammustuse jälg ja ta hammustas, kihvaga sattus talle ka silma, nii et arst ütles, et sellel koeral olid kaitseinglid ümber, sest 1 millimeeter veel ja tal oleks see silm peast väljas olnud. Donna, tule siia! Ta on hästi sõnakuulelik. Ja ongi Tiinal aeg koos assistent Donnaga juubelishow proovi tagasi minna.